Hello! Ma ei ole üliammu mitte midagi filminud YouTube'i, aga nüüd parandame selle vea, sest mul on midagi väga ägedat praegu toimumas. Nimelt ma just jõudsin praegu siin Prahas oma hotelli ja ma ei ole mitte praegu puhkusereisil, vaid ma olen tegelikult siin koos Garnieriga ja ma tulin siia filmima midagi väga ägedat. Aga mis see täpselt on, siis te peate edasi vaatama ja siis te näete. Et ühesõnaga ma olen ise üli excited, nii et vaadake seda videot edasi. Nii, ma just jõudsin oma hotelli tuppa Prahas ja vau, nagu mega ilus. Mis siin on? Okei, see kõle, ma teen selle kohe varsti lahti. Mingit erilist vaadet siin küll ei ole. Aga tuba on nagu vau. Tšau! Vaatame kohe siuke, nii nunnu väike roosa tool ja see. Ja vannituba. Mega ilus. Nagu mega ilus. Ja ma filmin telefoniga, kuna mul ei ole fancy't kaamerat. Selle väikse kingikoti sees on. Väga raske on. Handcrafted. Tähel. Nii nunnu seda läheb mul kindlasti siin järgnevatel päevadel vaja. Oipsis. Mis on kirjutada? Siin on midagi toredat. Kas siin on midagi söödavat või see on see, nagu kaelastagi. Praha! Ülea! Ma tead, kuhu siin minna. Ma hakkaks selle kõik teha. This is so cute. Aww. Nii armas. Aitäh. Kui tuled Tšehhi sööma? Tuled Tšehhi sööma ja mina näen, et lihased on juudilt vähe. Väsinud. Kell on 7 hommikul, mul ei ole meiki peal ja ma lähen sööma praegu. Mina ja Krošina oleme siis need Eesti tüdrukud, keda hakatakse värvima. Siin on siis väike backstory meie kohta ka.
mulle öeldi, et kui ma tahan, siis ma võin midagi öelda. Ette valmistasid full speed. You look so beautiful, yeah? Kui nad oleksid lühemad ja sellised naturaalsed tooni, ehk siis pille survi oli sinu lahku võeti ja lokiti üle ja tehti lühemaks. Näeb päris ilus välja. Ühe korra on praegu värvitud, aga nad arvatavasti värvivad veel, sest see ei ole päris must veel. Siit maalt on näha, mis mul siis on tegelikult seljas. Esimene värvitud, on esimene soeng. Ma paneks siis tehakse nagu õige miitu soeng ja siis on juba reklaamifiline ja mu juuksed on värvitud siis Garnier oli värviga toonis 9.1. Nii, hommikul mõtled, on seljas, läheb nüüd meigi tegemiseks ja kohe pannakse riide ka. How cute we look! Sound speed, 66.3, and B, come on, Marcus. Mark. Let's shoot, Mathieu. Enough with this hair. Okay, good. I saw you every day. No, just do this. That's all. One day he's gonna come and the hair. One day he'll come and the hair gonna be straight. Then we'll know. Yeah, like a pen. Then we'll know like something's up. All right. That's
That's how you dance. How do you dance like that? Selline oli minu set siis. Ma läksin see oli siis väikest fotot selline oli keskendamas. Väga hea. No nii, mõtlesin, et ma nüüd istun maha ja räägin natuke teiega, mis siin nüüd täpsemalt paaril päeval toimunud on, sest ma küll olen päris palju igast materjali filminud, aga ma ei ole väga palju vist juurde rääkinud, mis kus toimub. Igatahes, nagu ma ütlesin selle video alguses, siis ma olen Prahas praegu koos Garnieriga. Ja nimelt me oleme siin siis Garnier oli ja juuksevärvidega ja filmime siis reklaame nagu nii Baltikumile, Poolale ja nii edasi, ühesõnaga päris paljudele riikidele. Ja mina siis olen see Eesti tüdruk, kes on siis nii-öelda mõne aja pärast Eestis jooksvates Garnier oli ja juuksevärvide reklaamides. Et nagu te näete, siis mu juuksed on vähe teist värvi võrreldes sellega, kui ma seda videot alustasin. Ehk siis ma olen nüüd rohkem blondim, kui ma olen, ma arvan, üldse oma eluses kunagi varem olnud. Aga räägin natuke lähemalt ka siis sellest projektist, et igatahes mulle kirjutati eelmise aasta lõpus, et kas ma oleksin sellisest projektist üldse huvitatud. Ma tean, et niikuinii hakkavad paljud küsima, et kuidas sa siia said ja oh my god, see on nii äge. Aga jah, et Garnier otse kirjutas mulle, kas ma oleksin sellega nõus ja kuna nad otsisid projekti emasid, teatud vanuse grupist, siis minu profiil sobis neile ja sellepärast nad minu nii-öelda ka välja valisid. Ja loomulikult, kui tuleb selline pakkumine, kas sa tahad osaleda reklaamis? Mäletan, ma lugesin seda e-maili, et mis asja, et see ei ole kindlasti mingi päris asi, et see ei ole ju mulle, et mis asja te räägite. Aga jah, sealt edasi hakkas siis see kõik nii-öelda kerima ja siin ma praegu olen ja nüüdseks on kõik tehtud ka, nii et siin Prahas ma siis tegelikult olen kokku olnud nüüd juba 4 päeva. Ehk siis üks päev oli siia lendamiseks ja teine päev siis tagasi lendamiseks ja siis 2 päeva olid sellised nii-öelda täistööpäeva. Esimene selline tööpäev, mis meil siin oligi siis selline preparation päev, kus meil siis kõikidel tüdrukutel värviti juuksed ära. Igaühel oli siis oma kindel toon, ehk siis mina olen nii-öelda see blond Eesti tüdruk, siis leedukas oli samamoodi blond ja siis seal poolakad olid selline blond, brünett ja punapea, et erinevad toonid siis. Ja värvimine võttis päris kaua aega, et mul need juuksed oli ikkagi päris palju, et ühe korraga sellist tooni mul ikkagi ei saavutatud. Siis samal ajal, kui mul juuksed värviti, tehti mul ka küüned korda, et mul on tegelikult keellakk, aga nad tehti selliseks nagu ümaramaks ja lühemaks, et oleks kaameras ei oleks siis küüned nii-öelda nii märgatavad, et põhirõhk ikkagi oli juustel. Siis küüned korras, juuksed korras, siis läksin stiliseerimisse. Seal siis kõikidele stilist valis sobivad riided välja ja neid riided oli päris palju, mis seal välja valiti, et oleks erinevaid nii-öelda optioneid. Ja siis kõik need riided ja värvid asjad pidid siis olema brändi poolt samamoodi nii-öelda heaks kiidetud. Ehk siis mulle valiti riided välja ja siis nende riietega me läksime sinna kaameraruumi juba, kus see filmimine on ja siis seal vaadati, kuidas nad kaamera ees ka välja näevad. Ja seal kaameraruumis ma selles suhtes ikka ka vahetasin päris mitu korda veel need riided ja lõpuks need, mis nad välja valisid, ikkagi ei olnud need, mis osutusid nii-öelda valituks. Ehk siis need riided, mis mulle seal stiliseerimise ruumis valiti, et nendest tegelikult ükski komplekt käiku ei läinud, et stilist lihtsalt vahepeal jooksis ruumist välja uuesti sinna nii-öelda meie ruumi, kus meil need kõik tooted ja riided ja asjad olid, siis käis lihtsalt uusi riided juurde toomas, et leida see sobib. Ja lõpuks mulle pandigi selga siis selline veekaelusega valge selline satiinis bluus. Ma isegi ei mäleta, kas see oli äkki mango oma. Ja siis selline hästi ilus helesinine pastelne satiinist seelik. Et siis nagu rõhutas ma seda keskkohta. Nad kõik ütlesid, et ega sul seal videos niikuinii ei ole näha, reklaamis, ei ole niikuinii näha, et mis sul nii-öelda allpool seljas on, aga natuke seda seeliku väärt ikkagi oli. Ja jah, ma arvan, et see riietus oli päris äge, et ei olnud võib-olla tüüpiline, mida ma ise igapäevaselt kannaksin, aga samas äkki, miks mitte, et ta oli siuke hästi romantiline, hästi naiselik, et mulle tegelikult meeldis, et kuna reklaami point oli ikkagi, et ma olen värske ema, et siis nad tahtsid, et oleks rohkem selline naiselikum stiil.
mõtlen nii, kui meil juuksed olid sätitud, riided olid välja valitud, siis seal olid meikarid ka, kes käisid ringi, aga nad mingit proovimeiki meil ei teinud. Et pigem oligi, et vaatasid üle mu kulmud kõigepealt, et ega mul mingit kulmutätoveeringut ei ole. Et mul ei olnud, mul lihtsalt värvitud. Ja siis põhimõtteliselt oligi kõik, et see päev oli päris pikk, et ma ei mäletagi, mis see kell oli, kui me hotelli jõudsime. Et ega me väga palju sellel päeval ei teinudki, et põhimõtteliselt jõudsime hotelli. Sõime natukene, chattisime poole tüdrukutega all lobis ja siis juba läksimegi magama, sest järgmisel päeval me pidime ärkama kell 6 hommikul. Ehk siis meid võeti mingi 7 paiku hotellist peale. Ma ei taha, mu käsi väsib ära. Nii. Ja siis sellel järgmisel päeval oligi nii, et hommikul võeti meid peale. Mina ja siis see Leedu tüdruk olime esimesed, keda siis hakati settima. Et läksime siis sinna koha peale. Meile anti kohe roosad hommikumantlid selga, et me oma riided ära ei rikuks, kui seal meike ja asju tehakse meile. Ja siis mina istusin siis sinna juuksuritooli ja Leedu tüdrukut hakati siis meikima. Ja siis me pärast niimoodi vahetasime. Et päris äge soeng tehti pähe, juuksed olid mul ikka massive, et sellest suhtes, et igapäevaselt me endale nii suuri selliseid nagu lokke ei tee või nii volüümikaid. Aga reklaamis ta peab ikkagi hea välja nägema, et juukstel oli ikkagi põhirõhk kogu selle asja juures siin. Ja kui soeng oli tehtud, meik oli tehtud, siis juba ma läksingi sinna filmimise ruumi, et sellest väiksed klipid ka. Ja ega mina tegelikult inimesi ei näinud, kes seal ruumis niimoodi väga olid, et mulle lihtsalt öeldi, et seisa nüüd siin, umbes maas oli väike ristikene ja siis vaata ühte kindlat kohta, mis oli siis ka kuidagi X-iga ära märgitud. Ja siis mulle ikkagi öeldi, et nüüd sa võiksid rääkida sellest ja sellest, et see lugu, mis see reklaamist välja tuleb, on ikkagi minu enda lugu, et see ei ole kuskil mingi, ma ei õppinud midagi pähe, vaid selles suhtes me rääkisime selle loo läbi juba ka eelmisel päeval selle nii-öelda direktoriga, et mida ma täpselt öelda tahan, et rõhk oligi siis sellele, et värske ema ja juukse värvimine. Ja siis hakkas see protsess seal pihta, et kõigepealt oli selline dialoogi vormis, et rääkisime seal natukene ja siis tehti siis nii-öelda klippe juustest, kus ma seal neid viskan ja lehvitan ja näitan siit ja sealt, et see oli päris äge. Et see oli lihtsalt nii sürr kogemus, aga see oli nagu üliäge. Siis, kui see oli tehtud, siis ma läksin pildistama, et tehti siis tootefotosid selle sama juuksevärviga, millega siis mind värviti. Ja see oli ka lahe, et fotograaf küsis mu käest, et mis muusikat sa kuulata siis tahad, et to set the right mood või midagi sellist. Ma olin, et nii ongi lihtsalt. Ma ütlesin, okei, paneks selle, ma ei tea, esimesel tuli pähe see Senorita lugu, see Camilla Cabello oma. Siis panid mulle selle, seal tuli veel igast lugusid, lõpuks mingi, et okei, nüüd on siuke freestyle pildistamine, et nüüd on neil vaja, et oleks nagu eriti siuke, tuleks see mina välja. Ja siis küsisin veel seal vist äkki Avicit või ja siis lihtsalt siis pildistasime selle tootepakikesega. Ja siis oligi minul kõik, et tegelikult ütleme kella 6 poole üheni, enam-vähem selline oli see nii-öelda minu aeg. Et võttis päris palju aega, aga samas see oli nagu nii äge kogemus. Ja kui minul kõik tehtud oli, siis ma lihtsalt vaatasin, mida see Leedu tüdruk seal teeb, et nägin, kuidas tema reklaami filmiti, et see oli ka nagu lahe, et ma olin seal nii-öelda backstage'is siis, kuidas teistel läheb. Ja kui seal oli vaba aega ka, siis ma käisin meid shoppamas, kuna me siiski olime outletide poes. Ja kui see läbi oli kõigil, siis lõpuks tulimegi hotelli, natuke käisime linna vahel ringi ja jutustasime ja tähistasime ja nüüd ongi kõik. Ehk siis nüüd ma praegu istun hotellis, kell on enam-vähem mingi 9 hommikul, et mul on asjad pakitud. Lähen varsti sööma ja siis me varsti juba lähemegi Eestisse tagasi. Et see video läheb üles alles siis, kui see reklaam on väljas, ehk siis nagu te aru saite, praegu veebruar. Aga see reklaam tuleb Eestis välja alles juulikuus, nii et natukene aega. Aga igatahes ma tahaks hullult tänada kogu seda Garnieri meeskonda ja Eesti L'Oreali tiimi, et nad minu sinna valisid. Ja ma hullult loodan, et nad on väga rahul ka selle tööga, mis ma tegin, sest ma ei ole mingi professionaalne modell ega näitleja, ma olen lihtsalt üks Riin, üks blogija Eestist, et jah, see kogemus oli üliäge. Ma arvan, et seda kogemust ei oleks mulle tulnud, kui mul ei oleks jälgijaid ja ma arvan, et tänu minu jälgetele ma üldse siia olengi jõudnud. Nii et aitäh, et te endiselt minu videosid minu blogipostitusi loete ja mu Instagramis siis jälgite minu tegemisi. Et lihtsalt nagu nii suur aitäh teile.
ma tean, et ma ei tee küll YouTube'i hullult tihti ega midagi sellist, aga lihtsalt sellise kogemuse väljendamiseks ma lihtsalt leidsin, et mul oli vaja natuke rohkem teiega rääkida ja tahtsin rohkem videomaterjali jagada ja ma hullult loodan, et teile ka meeldib see, milline see reklaam välja tuli. Et nagu ma ütlesin, siis praegu on alles veebruar, ma veel ei tea, milline see välja näeb, aga selleks ajaks, kui see video üles läheb, on see reklaam juba väljas ja ma loodan, et ma saan selle klipi juba nagu järgmisena siia edastada. Ma olen Riin ja ma olen praegu kodune ema. Olles noor ema, tahan ma endiselt olla hea juuksevärviga ja endiselt olla särav blond. Pärast mu rasedust olid mu juuksed väga halvas seisukorras ja ma tegelikult väga kartsin uuesti värvima hakata. Mulle meeldib Olija, kuna ta sisaldab õlisid ja ma tunnen, et mu juuksed näevad visuaalselt paremad välja. Ma võin olla ema, aga sealjuures tunda ennast ka imeilusa naisena. Olija, 60% õlisid, ammoniaagivaba. Aitäh, Olija, et ma saan ennast jälle tunda iseendana. Garnier, loomulikult.